Uue auto lõhn, uue auto sära, uue auto tunne. Iga autoomanik teab, millest ma räägin. Ja sel aastal tunnevad jõulude eel seda tunnet tuhanded eestimaalased, kes on automaksu kehtestamise eelõhtul asunud kokku ostma uusi ja kasutatud sõidukeid. Ikka selleks, et pääseda 2025. aasta esimesest tunnist kehtima hakkavast registreerimismaksust. Me täna loovutame neid autosid, mis on tellitud augustis, septembris, oktoobris. Neid on tõesti praegult rohkem kui varasemalt ja see kindlasti tekitab ka selle tunde, et esinduse ümber on palju autosid. Aga samas on ka, et kui ringi vaadata, et me kasutatud autode äri on isegi suuremas kasvus. Kui me aastaid võrdleme, et siis võrreldes eelmise aastaga on Amservil küll kasutatud autode äri kõvasti kasvanud ja enne kõik just teisel poolaastal ja ka nüüd oktoobris, novembris ja me ennustame ka detsembris. Kõige enam krabavad eestlased praegu diiselmootoriga linnamaastureid. Põhjus äärmiselt lihtne. Just suure massi ja suure CO2 heitmega autodele hakkab kehtima kopsakam registreerimistasu. Priit, praegu see auto maksab 32 900. Kui nüüd tuleb uus aasta 2025, kui palju see auto siis maksab? Selle auto registreerimismaks on suurusjärk 4000 eurot. Kui muidu registreerimismaks on keskmiselt 7–8% välja arvutatud, siis sellel autol on tugevalt üle 10 ehk 4000 eurot ja siis selle auto hind on 1. jaanuarist 36 900. Hyundai i30. 9900. 9900. Et siis registreerimismaks on suurusjärk 400 eurot. Et see ongi nüüd ütleme niisugune 5% auto ennast. Nüüd siin jälle selles mõttes tõesti see auto lõpphinnas seda kuidagi vaadata, see ei ole nagu midagi väga... Turu peal nüüd ongi hea näha, et mis hakkab toimuma, et kas siis hinnad hakkavad kerkima reaalselt, ma arvan, siin-seal hakkavad ja siin-seal võib-olla ei hakka, et nüüd ütleme, oleneb, kui kaua auto müüa, siis on seda autot müünud juba ja kui nii-öelda valus tal selle autoga on, et kas tal on veel aega seda müüa või ta peab selle juba kiiruskorras ära müüma, raha põleb, eks ju, et siis tegelikult võidakse, ütleme, see registreerimismaks nüüd peita juba see auto hinda taaskord öelda, et see sisaldub hinnas. Eesti numbrimärgi saamiseks tuleb iga siia saabuv auto Transpordiametis üle kontrollida. Autoturul jaotuvad müüjad suures plaanis 2. Üle 25 auto aastas müüvad kauplejad ja väiksemad müüjad ning eraisikud. Tunnustatud automüüjal on autot arvele võtta hoopis lihtsam. Tuleb saata ainult avaldus, pildid ja dokumentatsioon ja seda elektrooniliselt. Eraisiku ja tunnustamata automüüja puhul on asi keerulisem, sest auto tuleb füüsiliselt ette näidata ja siia tekib pudelikael. Kui tavapäraselt registreerimise kontroll on, ütleme, füüsiline kontroll on circa 140 füüsilist kontakti või registreerimiseelset akti päevas, siis eelmine nädal me juba suutsime 170 teha ja kindlasti neid osasid aegasid on nii-öelda ka juurde tulemas lähtuvalt tööjõuressursist, mõnikord tulevad ka haigestumised, et me peame hoidma väikest reservi ja need me laseme siis kas õhtul või hommikul laseme sinna jooksvasse päeva vabaks, mis kohe ka kõik ära võetakse. Seda võib kindlasti ütelda, et järjekorrad on pikad ja Transpordiamet on ummistunud, et see töökoormus on ikkagi meeletu, mis on nii-öelda peale tulnud, aga seda ütelda, et 100% enam ühtegi uut autot Eestis registreerida ei saa, et aega ei leia, siis seda kindlasti veel ei ole. Et oleme leidnud nii-öelda ka täiendavat ressurssi, et oleme avanud enda 6 büroos ikkagi hommiku kella 8 rekkeelsed. Ka õhtuti tehakse veel tunnustatud automüüjate fotode alusel kontrollakte, registreerimiseelseid akte siis 7 kella 6-ni. Ja vaatame veel, otsime veel nii-öelda võimalusi, et tegelikult tasub ikka kogu aeg hoida silm peal seal broneeringute kalendril, et tuleb ka õhtuti ja järgmisse päeva mõningaid aegasid juurde ja ka hommikuti peale lõunasesse, et toimuvad kelle tühistamised ja kohati ka väike lisaressurss, kui õnnestub leida. Transpordiamet printis ja pani postiga teele eelmisel nädalal ligi 6000 registreerimistunnistust. Neist ligi 1000 olid uued ja 5000 autot niisugused, mis vahetasid Eestis siseselt omanikku. Külastame Transpordiameti registreerimiseelset kontrolli Tallinnas.
Siin kinnitatakse meile, et olukord on karm ja käed-jalad tööd täis. Ühe auto läbivaatamiseks kulub tavapäraselt poolest tunnist kuni tunnini ja e-teeninduse järjekorrad ulatuvad nii kaugele, kui e-silm seletab. Me nägime, et see kindlasti aasta lõpus aktiivsus kasvab, aga eks me pidime arvestama ka selle olukorraga, et milline on majandusolukord, konjunktuur selles mõistes on ja milline on see, ütleme, üldine tase olnud, aga et nii suur see kasv nüüd oli. Vot seda tõesti ei osanud isegi ette kujutada, et nüüd nii meeletuks läheb. Kui võrrelda selle aasta novembrit eelmise aasta omaga, siis kui suur see vahe on? No ennustada võib, et eks see vahe jääb kuskil sinna 50 ja 100% vahele. Tõsiselt, jah. Et kui ka oktoobris oli juba ju turukasv oli 50% võrreldes varasema aastaga, siis ma arvan, et novembris kujuneb see turukasv võrreldes eelmise aastaga samasuguseks. Ja kui mitte suuremaks, kuigi detsember eelmine aasta 2023 oli ka päris hea aasta, siis ma arvan, et see aasta tuleb veelgi parem ja kindlasti see kasv tuleb sinna suurusjärku. No siin on BMW M2, eks ju, et kui sa võtad, see auto on koletislikult võimas, aga ta ei kaalu väga palju. Ja 42 000 hind, et mis see uuel aastal teeb? Et see ongi hästi huvitav, et kui sa vaatad nagu autosid, palju on nende registreerimismaksud või isegi ka aastamaksud, siis teatud autode puhul sa nagu näed mingit loogikat, aga teatud autode puhul sa ei näe, et sa ütlesidki, et siin on nagu mootor on võimas, aga auto ise on kerge, et tegelikult selle registreerimismaks on kõigest 1500 €, et tegelikult kui sa mõtled 42 000 ära hinde, siis see protsentuaalselt ei ole palju. Jah, et ta nagu ka upub nii-öelda selle sisse ära või ütleme kaob ära. Ja, et kui sa nagu liisingisse paned, siis kuumaksu vahe tuleb seal üle 5 või 10 €. Et see on niisugune nagu pühapäeva auto, niši auto on ja et siis nagu ei ole nagu probleemi. Nüüd jälle on selline auto all, karterist oli tikub sirinal, neetud tihendand deformeerunud. Kas need järjekorrad on üle Eesti ühesugused või on nii-öelda Tallinn umbes ja ülejäänud Eesti rahulik? Ei ole, see on ikkagi niimoodi, et üle Eesti on igal pool ikkagi need ajad ära võetud. Jah, suuremates keskustes on rohkem broneerimiseks võimalikke aegasid, sest väiksemad on ka ühe mehe bürood, kus ta peab tegelema erinevate tööülesannetega, nii rekkeelne sõidukite registreerimised, omaniku vahetused, juhtimisõiguse dokumentidega, teooriaeksamite vastuvõtmised, et nagu väiksemad siis Valga ja Jõgeva või Rapla büroo, et need on ühe mehe bürood või Kärdla näiteks. No hakkas siin levima eelmisel nädalal ka selline vandenõuteooria, et see suunitlus on antud ülevalt alla valitsuse poolt, et ärge võtke neid autosid, et väga hea, siis nad tulevad järgmine aasta ja riigi rahakott muud kui täita. Ma kuulsin ise ka sellist suunist, aga võin kinnitada ja küsisin ka ministeeriumist üle, et kui sellised suunised tulevad, et siis võiksime ka nii-öelda teada, aga sellised suunised kindlasti antud ei ole, et see on nii-öelda folkloor, aga sellistes olukordades tõenäoliselt sellist folkloori ka tekib enne. Laoplatsid on küll autosid täis, ent praegu autot tellides jõuab see Eestisse alles mõne kuu pärast, ehk registreerimismaks on kindel, mis kindel. Aga on vägagi võimalik, et 1000 € registreerimismaksu võib tähendada, et hiljem autot müües saate selle auto eest ka kõrgemat hinda küsida, sest auto registreeritakse 2025. aastal ehk auto on võluväel tervelt aasta võrra uuem. Registreerimismaksu osakaal Toyotat ja enamus Toyota mudeleid, kui me räägime siin linnamaasturitest ja sõiduautodest, siis puudutab ja mõjutab suhteliselt vähe. Ja samas, toome näite, et sa tuled siia ja ütled, et tahad siit täna RAV4 saada, Toyota RAV4, mida kahjuks meil sulle pakkuda ei ole. Järgmine aasta sellel autol on suurusjärk 1000 € registreerimismaks. Aga saades sellel aastal selle auto kätte ilma registreerimismaksuta ja nii-öelda siis 1000 € soodsamalt või siis järgmine aasta näiteks märtsis-aprillis registreerimismaksuga, siis 3-4 aasta pärast seda autot müües, siis see aasta number 2025 võib tähendada, et selle auto jääkväärtus on 2000 € kallim. 2024. aastal registrisse jõudva auto eest ei pea vähemasti esimene omanik registreerimismaksu maksma.
Alates 1. jaanuarist 2025 peab aga iga uue Eestisse jõudva auto pealt tasuma registreerimismaksu, mis jääb üldjuhul vahemikku 5–10% auto hinnast. No ma arvan, et iga niisuguse autofänni unistus. 200 000 G-klassi Mercedes AMG. Palju see uuest aastast maksma hakkab? Ma vaatasin, et registreerimismaks on 12 000. Noh, jälle, kui sa võtad, et tänane auto hind 200 000, siis 12, küll see sinna sisse nagu mahub, eks ole? No jah, kuumaks nad väga väljendu, et paljude jaoks on suur raha hinna, aga ütleme, kui sa vaatad auto hinda ja kes seda autot ostab, siis jah, täna ostetakse neid sellepärast, et mitte maksta siis uuest aastast 112 000, aga ütleme, küll tuleb uuel aastaga neid kliente, kes maksavad see 12 000 registreerimismaksu. Täna mulle tundub, et kõik turuosalised on punases, töötavad nii pinge peal. Kui nüüd algab uus aasta, kas siis tuleb pikk puhkus või hakkab kukla kratsimine, et mis nüüd saab? No eks mõne jaoks on võib-olla pikk puhkus ja mõne jaoks, kes ei taha niisama istuma ja ta kratsib igal juhul kukat, mis edasi, eks ju. Et leida need kohad ikkagi, et asja nagu edasi teha. Aga pikas perspektiivis sa ikkagi selles mõttes usud, et asi nagu normaliseerub ja võngub nagu paika, et mingit suurt kataklüsmi ei tule? Ja kindlasti ma arvan, et loksub kõik paika ja muutub võib-olla see segment, et mida siis ostetakse, aga see ei muutu ka võib-olla üle. Aga jah, pikas perspektiivis ma arvan, inimesed jäävad ikka sõitma, inimesed jäävad ikka vahetama ja ega seal ei muuta midagi. No kas piltlikult võib öelda, et sel aastal ostavad endale eestlased jõuludeks sokkide asemel autosid? Mootorsõidukimaks valikuid mõjutab ja võib-olla ka inimesed vaatavad ka mootorsõidukimaksu kalkulaatorist, et mis ta potentsiaalne mootorsõiduki aastamaks olema saaks oma tänasel sõidukil ja võib-olla nad soovivad selle vahetada soodsama ja keskkonnasõbralikuma auto vastu. Ka see pool on tegelikult. Aga nagu ka maaletoojad on ütelnud, et siis ja nagu me näeme ka enda broneerimiskalendris, siis aasta algusest on kõik ajad sisuliselt vabad.